Kui nüüd võrrelda komisjoni voliniku ja liikmesriigi ministri rolli, siis milliseid peamisi sarnasusi erinevusi võiks siin välja tuua? Sarnasusi on nagu igas täitevasutuses või tippjuhi ametis on, eks sa ikka pead tegema neid valikuid ja langetama otsuseid ja see otsustamise magus valu on igal pool ühesugune. Aga muidugi vahed on ka suured. Esimene ja kõige suurem vahe on suurusjärk. No näiteks kui Eesti minister ütleb, et teate, me sellest riigist, kolmandast riigist teie kanaliha sisse ei saa vedada, et teil on seal mingid haigused, eks ole, sellega siis see on muidugi paha lugu, aga see ei tähenda veel selle riigi jaoks nagu suurt katastroofi. Aga kui seda ütleb Euroopa Komisjoni vastav liige, kes sellest vastutab, see võib ruineerida selle riigi majanduse täielikult või selle tootmisharu, et see nagu vanajumala ja meie vahel enam liiga palju ei ole kedagi, eks ole, et on see globaalne, Euroopa Komisjon langetab globaalse mõjuga otsuseid, mõnikord rohkem, mõnikord vähem, mõnikord paremaid, mõnikord halvemaid, aga tegelikult kõigile otsustel on globaalne mõju. No transpordis näiteks, meretransport on globaalne, mida meie otsustame, see tähendab on see täielikult, eks ole, see sisuliselt mõjutab kogu maailma meretransporti. Nii et see on see vahe number 1. Vahe number 2 on see, et selleks, et sa siin midagi saaksid teha ja otsuseid ellu viia, mis on sinu missioon ja tahtmine. Selleks sa pead saama aru 27 erineva riigi mõtteviisist. Olgu, rühmitada võib ja nii edasi. Aga see on nagu suur väärtus, et sa mõistad teiste rahvaste probleem, et kui sa kogu aeg mõtled, et meie jaoks on, ütleme, ajalooline õudusunenägu on Molotovi-Ribbentropi pakt, siis paljude teiste riikide jaoks nad isegi ei tea sellest midagi, aga neil on mingid omad jubedused ajaloos, mida nad mitte kunagi ei unusta. Ega mitte kunagi nad ei kaota nagu tundlikkust. Ja see on tegelikult praktiliselt kõikidel rahvastel on selliseid teemasid, kus sa tahad mingit kompromisse, mingit otsust teha, sa pead arvestama, et on mingi asi, kus kaob igasugune kompromissi valmidus. Seal niisuguses küsimuses ei lähe asi edasi. Ja kolmas asi, mis on muidugi see, et mis on võib-olla väga isiklik, aga muidugi sa oskad töötades siin, oskad sa palju paremini hinnata oma enda kodumaad ja vaadata seda nagu väljaspoolt ja muidugi tingimata tuleb tõdeda, et see kodumaa näeb päris hea välja siitpoolt vaadates, et kui sa vaatad kas või seda sama elamist Belgias ja siis võrdled, et on muidugi toredad asju, siin vahest on soojemad ilmad, aga suvel on jälle ka nagu halb, et mõned asjad on lähedal siin paljudele keskustele, aga on teisi asju, mis on Eestis palju paremini. Et see on ka nagu üks suur selline asi, et mismoodi ja kas või see on, et ka ütleme administratiivne kultuur on ikka erinev sellest, mis Eestis on. Et ta on, lihtsalt sa pead ka sellest aru saama, et siin on väga palju on üles ehitatud inglise ja prantsuse nii-öelda avaliku teenistuse põhimõtetel ja nendest pead orienteeruma, aga see on muidugi väiksem asi. Kas ikkagi liikmesriigid püüavad volinikke kuidagi mõjutada ja kuidas te sellise asjaga suhestute? Väiksemad riigid vähem, suuremad riigid rohkem üritavad, aga me oleme andnud vande, et me ajame Euroopa asja ja ma tingimata rõhutaksin seda, et see Euroopa asi on ka liikmesriigi asi, et selles mõttes pole see ju, me olemegi selleks liitunud Euroopa Liiduga ja moodustanud Euroopa Liidu, pidada siin teisi riike asutajaliikmeid silmas, et ajada, et meil on midagi ühist, mida on vaja ajada. Et ega seal nüüd nii suurt seda vastuolu ei ole, aga muidugi esiti üks asi on, kus seos kodumaaga on tervitatav ja igati soositav. See on see, kui sa esitad mingite arutelude juures seisukohti, et seletada, miks sellesse asjasse suhtutakse nii või teistpidi kodumaal. See on loogiline ja igatipidi arusaadav. Kui sa hakkad ajama mingit asja, näiteks on rikkumisprotseduur ja sa hakkad oma riigi kasuks katsuma mingisuguseid kõnelusi pidama, seda vaadatakse väga halva pilguga. Nii et see ei ole mitte ainult formaalselt, vaid ka sisuliselt taunitav.